kutsunud kallid emad ja vanaemad ja külalised ja isad teid vaatama ühte toredat etendust, mis on nagu väike muusikal. Selle nimi on Siin ja sealpool pilvepiiri ja me tahtsime selle pühendada emadepäevaks teile. Ja kohe te näete siis, mis hakkab juhtuma. Etendus algab ja seal all elas väike poiss, kelle nimi oli Jaagup. Stella jälgis Jaagupit, sest see ei teinud enamasti muud, kui estis munumättal ja kurtis, et tal on hirmus igav. Siin maal vanaisa ja vanaema juures ei ole mitte kui midagi teha. Igav. Kui Jaagup parasjagu ei tohisenud, siis istus ta ikka sel samal mättal ja soovis erinevaid asju. Tähelab Stella, kel oli alati väga palju tegemist, kuulas lillpuhkused tähelepanelikult, sest aeg-ajalt laskus ta alla maa peale ja täitis laste soove. Midagi ei toimu enne, kui sa sellelt mättalt üles ei tõuse ja väheke kaugemale ringi ei vaata. Ja korraga tuli Stellale hea mõte. Võib-olla saada siin tõesti midagi ära teha. Ta laskus maa peale, et täita üks Jaagupi soov. Pead hoolsalt kuulama.
unestunud, kui nägi enda poole tulemas väikest tüdrukut. Tere, kes sina oled? Mina olen tähetüdruk Stella ja tulin, et täita üks sinu soov. Oi, kui tore. Tee nii, et mul ei oleks enam igav. Päris nii need asjad ei käi. Ainult sina ise saab teha nii, et sul igav ei oleks. Arvad, aga siin maal vanaisa ja vanaema juures ei ole ju mitte kui midagi teha. Kuidas nii? Alati saab midagi teha. Minul ja minu sõpradel pilvemaailmast ei ole küll kunagi igav. Mismoodi? Lihtsalt sa pead endale tegevust leidma. Tulge sõbrad, jutustame Jaagile. Alustuseks võiksid sa olla natukene tubli, näiteks nagu väikse vihmapisad. Oi, hakkabki vist sadama. Kuula, kuidas nad laulavad.
see on hea mõte küll, kuid terve suve ei saa ju ometi lilli kasta. jah, aga vaata veel pisut ringi, mida need putukad seal küll sumisevad.
hästi hea mõte. luulelased rääkisid ka paadiga sõitmisest. kuid Jaagu, kas sa tead, mida toredat ja Järveääres näha ja teha saab? me ise peame nüüd kahjuks minema, kuid Järveääred jutustavad sulle kõike head. saate ujuda, liivalossi ehitada ja vaadata, kelle loss saab suurem. Istetage vilepille ka, siis on hea lindudega võidu vilistada. Jah, kindlasti tahame kõike seda teha. Aitäh teile! Noh, kuidas sulle tundub, Jaagu? Minu meelest ei olegi sa enam nagu üks mossis ja igavene toll. Mine metsa! Jah, miks mitte? Tule sina ka koos vanaema ja vanaisaga. Mets on väga ilus ja tore paik.
poisid. Pole tänu väärt. Ella. Tea, mida me nüüd teeme? Lähme lohet lennutame ja rattaga sõitma, siis pärast palume vanaisal, et ta meid järve äärde ujuma viiks. Väga hea mõte. Lähme. Ja nad läksidki ujuma, rattaga sõitma ja lohet lennutama, liivalossi ehitama, vilepilja isteldama ja metsara. Pärastlõuna kuulsid nad aiast putukat lennu, harjutasid võidujooksmist, sõudsid koos vanaisa perre, tegid veel palju muud huvitavat. Õhtul muudest tegevustest väsinud puhusid nad seebimulle ja joonistasid arhitekti kohta paberile pilveloomi. Elemandikujulisi, aekirjakujulisi, pullikoerakujulisi ja puudipea-kujulisi. Sellest pärast peale ei olnud Jaagupil tõest enam kunagi igav, just nagu säravad ja lõbusad ähelapsed Stellalgi.